Jumal ei taha, et me oleksime teadmatuses. Ta tahab, et me teaksime, kuidas ta lunastuse lõpule viib. Ja ta tahab, et me teaksime, et lõpuks seisab ta õige ja õiglasena kogu universumi ees. Pääste viimane faas algab kohtuga, mis on kokku kutsutud taevases pühamus, nagu nägime Danieli raamatu 7. peatükist. Sama aega kirjeldatakse Danieli raamatu 8. peatükis, lepituspäeva valguses. Toimub taevase pühamu puhastamine ja ka maal elava rahva puhastamine. Seega samal ajal, kui taevas kogunetakse lepituspäevaks, kuulutatakse maal viimast tõesõnumit. Tõde taevasest ülempreestrist, taevasest pühamust ja õigest päästest. See lõpuaja sõnum sobib ilmutusraamatu südamega, kus kõlab kutse, mida kuulutavad 3 inglit. Just see kutse, mida esitab Jumala rahvas, on tõeline lõpuaja sõnum. Leiame selle ilmutusraamatu keskelt, peatükkidest 12–14. Nagu 10. peatükist näeme, saab see sõnum oluliseks alles pärast seda, kui Danieli raamatu ettekuulutused on täitunud. Seosed ilmutusraamatu 10. peatüki ja 14. peatüki 6. salmi vahel on ilmsed. Mõlemas on juttu inimestele, rahvastele, suguharudele ja keeltele kuulutamisest. Ning ilmutuse 14.6 öeldakse, et see on igavene evangeelium. On huvitav, et läbi kõigi Johannese kirjutiste esineb sõna evangeelium ainult siin salmis. Näib, nagu oleks Johannes selle sõna evangeelium reserveerinud siin oleva 3 ingli kuulutuse jaoks. Millest see igavene evangeelium siis räägib? See algab topeltkutsega. Kartke Jumalat ning ülistage teda. Põhjus, miks peaks Jumalat kartma ja teda ülistama, on, et tema kohtumõistmise tund on tulnud. Aga mida tähendab karta Jumalat? Kindlasti ei tähenda see, et meil peaks olema hirm. Pigem tähendab see tema ülistamist, temast kuulutamist ja tema tänamist. Ja siin on muide ka paralleelism. Jumalat karta tähendab teda ülistada. Ilmutuse 15.4 öeldakse, kes ei peaks kartma sind, issand, ning, ja nüüd paralleel, ülistama sinu nime. Seega issanda kartus on tarkuse algus, nagu ütleb õpetussõnade raamat. See on selle algus, kui Jumal saab sinu elus esimeseks. Ja on aeg ta esikohale tõsta, sest lõpuaeg on alanud ja taevane kohus koguneb. Järgmine kutse on Jumalat kummardada. Kummardada loojat. Ilmutusraamatu peatükid 13 ja 14 räägivad mõlemad kummardamisest. Siin on lohe, kes on saatan, ja tema 2 käsilast, keda siin kirjeldatakse sümboolselt metsalistena. Lohe ihaleb kummardamist. Ta tahab, et inimeste planeet teda kummardaks. Ilmutuse 13. ja 14. peatükis nimetatakse suisa 8 korda, et mõnda sellest saatanlikust kolmikust kummardatakse. Ja nende 8 kutse vastu kummardada saatanat kostab see 1 kutse kummardada Jumalat. Ja see on tähtis kutse. Kummardage looja Jumalat, mitte neid teisi jõude. Ja see puudutab muide ka Jumala seadust, tema käske. Saatan ja tema jõud ründavad kõiki käske, välja arvatud hingamispäev, selline mulje võib jääda. Aga siis jõuame ilmutusraamatu 14. peatüki 7. salmi. Ja kui siin öeldakse, kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere, meenub meile 2. Moosese 20. peatükk ja 4. käsk. Seal on kasutatud täpselt samu sõnu. Tegi issand taeva ja maa ja mere. Seega on hingamispäeva käsk just see, milles väljendub Jumala kummardamine. Kui tahame sellel lõpuajal Jumalat kummardada, siis esimese ingli kuulutus ütleb,
kummarda Jumalat hingamispäeval. Kuuluta temast, et tema on kõigi käskude isand. Teine ja kolmas kuulutus näitavad, et Jumal on õiglane. Ta näitab alati kahte teed, eluteed ja surmateed. Teine ja kolmas kuulutus näitavad, kuhu viib selle niinimetatud lõpuaja Paabeli järgimine. See on teine nimi lõpuaja saatanlikule liidule. See viib igavesse surma. See viib Jumala vihasse. See viib Jumala hukkamõistva otsuse kogemisse. Aga Jumal ei taha, et me seda teed läheksime. Ja sellepärast on esimese ingli kuulutus nii tähtis. 3 ingli kuulutuste lõpus näeme maal elavat Jumala rahvast uuest vaatenurgast. Siin mainitakse selle rahva 3 omadust. Esiteks on neil kannatlikkus ja vastupidavus. Nad ei oota lihtsalt, et Jeesus tagasi tuleks. Nad ootavad aktiivselt ja tegutsedes. Loomulikult kuulutavad nad ka sõnumit, sest kui nemad seda ei teeks, siis kes teeks? Aga nad peavad ka käske. Ja nad teevad seda käske üles tõstes. Mitte lihtsalt käske pidades, vaid nad tõstavad käsud üles inimkonna ees. Nad tahavad, et ka teised näeksid, milline on Jumal. Ja neil on Jeesuse usk. On huvitav, et tõenäoliselt tähendab Jeesuse usk siin tema enda usku. See on tema ustavus meie suhtes. See on just Jeesuse ustavus ristil, ustavus ülempreestrina, mis hoiab meid päästetuna. See on see, miks meid päästetakse, sest Jeesus jääb alati ustavaks.